Tere, mina olen Eerika. Täna räägime munarakkude külmutamisest. Meil on külas Sandra, kes räägib oma kogemusest. Head kuulamist. Tere Sandra. Tere. Aitäh, et sa tulid meile rääkima ja räägi alustuseks veidi iseendast. Kust sa meid leidsid ja kust sa meist kuulsid? Tõesti, mina, Sandra minu nimi, pool oma elu olen tegelikult töötanud treenerite treenerina, aga ühel hetkel siis sain aru, et vanus tuleb peale ja siis liikusin karjääris muude tegemiste juurde, et olen olnud ettevõtja ja praegu siis tegelen sellega, et leida teistele inimestele nende unistuste töökohad, ehk siis ma töötan värbajana. Ja kuidas ma teid leidsin, no natuke naljakas, et me siin praegu räägime tegelikult ka podcasti kaudu, et eks mul see mõte on olnud üsna pikalt seda protseduuri teha, aga erinevad põhjused, millest me võib-olla ka pärast poole räägime, olid need, mis mind siis nagu tagasi hoidsid. Aga ühel hetkel tekkis see võimalus ja ütleme nii, et üks asi oli see, et võimalus tekkis, teine asi oli see, et ma sain aru, et enam ei ole kuhugi lükata seda protseduuri, et kui ma tahan seda teha, et siis nüüd on see hetk. Ja kuulasin ausalt öelda 2 podcasti. Kuulasin ühte podcasti, kus doktor Helen Liis käis rääkimas Pausi podcastis ja kuulasin ka Katri Telleri saadet. Ja ütleme nii, et vist oli teistpidi. Katrit kuulasin kõigepealt ja siis kuulasin doktor Helen Liisi, et kõigepealt ma sain Katri käest selle julgustuse, et okei, tasub ära teha, eks ole. Ja siis kuulasin teie siis kliiniku, kus teie kliiniku arst käis siis rääkimas ja see oli müüdud. Kui kaua sa võtsid aega, et mõelda selle peale, et tulla munarakke külmutama? No eks ma selle peale olen mõelnud, just selguse mõttes mina olen 37, ma tegin siis selle protseduuri kevadel, nüüd äkki aprillikuus, olin ka siis juba 37 ja ma arvan, et ma esimest korda mõtlesin selle peale 3-4 aastat tagasi, aga siis oligi kuidagi elu oli hoopis teine, ka võib-olla rahalised võimalused ei olnud sellised või isegi, ma ei taha öelda isegi, et rahalised võimalused olid väiksed, pigem ma ei näinud selles mingisugust nii suurt vajadust, et ma arvan, et ma oleks ka selle raha siis kokku kraapinud, aga kuidagi ma ei tea, ma olen alati arvanud, et ma olen noorem, kui ma tegelikult olen, siis ma tunnen ennast hästi noorena, ma tunnen ennast hästi nooruslikuna, et ka kui ma inimestega suhtlen, siis nende jaoks on pigem üllatus, et et sa hakkad juba 40-le ligenema, eks ma olen selle identiteedi kuidagi endale ka sisse söötnud ja siis kaobki või unustan ära, et wow, et ma tunnen ennast küll hästi, aga mu bioloogiline keha tegelikult on mingis muus vanuses. Et eks see lihtsalt siis ühel hetkel jõudis minuni ka läbi erinevate siis kuidas ma ütlen, elus toimuvate muudatuste, et ma läksin lahku oma pikaajalisest suhtest ja see siis pani mind ka võib-olla natuke kiiremini või rohkem mõtlema selle teema peale. Sa mainisid siin raha ja munarakkude külmutamine on ju teenus, mida Tervisekassa ei kompenseeri. Et räägime sellest praktilisest poolest natukene, et neid kulusid on muidugi võimalik ka nagu hajutada, aga kas raha lõpuks ikkagi ei osutunud sinu jaoks selleks takistuseks? Jah, lõpuks mitte, et eks ma saan aru, et inimestel on erinevad võimalused ja ma saan aru, et teil on ju ka järelmaksu võimalus, eks ole, et mul lihtsalt vedas, ma olin oma elus sellises hetkes, kus mõned inimesed võib-olla kuulavad seda praegu, mõtlevad, et see Sandra on täitsa lolliks teinud, et ma müüsin maha ühe tüki kinnisvara, lihtsalt väga hea intressiga ja mul oli võimalus siis sealt siis investeerida edasi, sest et ma olen seda alati näinud kui investeeringut. See ei ole kulu, see on investeering. Ja ma mõtlesin, et okei, ma ei pane seda siis seisma kuhugi fondi või aktsiate alla, et ma investeerin seda raha teisiti, et lihtsalt mul tekkis järsku see võimalus. Ja. Minu meelest on see väga äge, sest nagu ju ka kuulajad teavad, kui mõttetutele asjadele võib raha kuluda. Täpselt, ma mõtlesin selle peale siis, kui ma siia sõitsin ka, et millele ma ise ka raha kulutan aeg-ajalt, lihtsalt
nalja pärast ma eile kolisin oma asju ühest kohast teise ja siis ma lihtsalt istusin seal oma asjade hunniku otsas, mõtlesin, et appi, kui mul mõttetuid asju mul on, et lihtsalt nii palju träni. Siis ma vaatasin seda, mõtlesin ka, et nagu naljamisi, et et kuule, et kui ma selle maha müüks, ma saaks ühe selle satsi siis seda protsessi veel korra läbi teha, sest ma pean seda niikuinii ühe korra veel tegema, on ju. Lihtsalt see oli nagu naljakas, et ma teadsin, ma tulen siia ja siis mõtlesin, et ma saaks ühe korra veel, kui ma kõik need asjad maha müüks, et tõesti, et eks see on selline planeerimise, suuresti ka planeerimise teema, et ja prioriteetide seadmise teema. Jah, seda kindlasti, ega inimesed ju oma viljakusest ei ole nii teadlikud, kui nad võib-olla võiksid olla, aga nagu sa ise ütlesid, et inimesed tunnevad ennast nooremana, kui nad tegelikult on ja tore ju, kui seda teemat ka rohkem tuuakse nagu inimeste teadvusesse. Absoluutselt, näiteks ka inimesed, kellega mina sellest olen rääkinud, väga paljud ei olegi kuulnud sellest, paljud on kuulnud, aga ei ole mõelnud selle peale, et ma arvan, see on väga oluline, et nendest asjadest rääkida. Me siin ühes episoodis rääkisime doktor Aluriga natukene statistikast ja meie kliinik on olnud avatud siis 3 aastat, seal kus me praegu tegutseme ja selle aja jooksul on 100 naist endal munarakud lasknud külma panna. Aga see tundub, ma ütlen ausalt, tundub mulle nagu väike summa, no ma saan või nagu kogus, ma saan aru, et neid ettevõtteid on veel, kes seda teevad, eks ole, aga ma ise arvasin, et see on kordades kõrgem, et palju rohkem naisi seda protseduuri teeb ja mehi ka, eks ole, et meestel ju samamoodi on võimalus oma sugurakke külmutada. Meestel on see natukene vähem levinud. See, ma ei tea, kas ei ole teadlikkust või lihtsalt meestel muidugi ei ole see võib-olla ka nii aegkriitiline, kuna ju spermatogeneesiga ju sperma uueneb, aga naisel ju munarakk jääb vähemaks ja juurde neid ei tule, nii et võib-olla on see üks põhjus seal. Aga räägime siis sellest praktilisest poolest, et kui sa nüüd tulid vastuvõtule ja hakkas pihta see protsess, et kas see protsess erines palju sellest, mida sina tegelikult ette kujutasid? Ma ütlen ausalt, et mul ei olnud mitte mingisugust ettekujutust. Ma ei teadnud absoluutselt, mis mind ees hakkab ootama. Ma teadsin seda, et ma lähen esimesele konsultatsioonile ja siis ma teadsin, mingi hetk ma pean hakkama süstima. Ja mul ei olnud õrna aimugi, et mis ma seal vahepeal üldse tegema pean. Et ma püüan nüüd meenutada, et kuidas see oli, et tõesti, et ma tulin esimesele konsultatsioonile. Seal me lihtsalt rääkisime doktoriga. Me vist tegime ka paar testi. Tead, ma isegi ei mäleta täpselt, kuidas see jada käis. Aga ma mäletan seda, et enne siis protseduuri oli ikkagi 4 külastust ehk arsti juurde, doktori juurde, siis mingid erinevad läbivaatused, täpselt testide tegemine, et kohati küll mulle tundus, et appi, et miks seda nagu, seda on kuidagi nii palju, et mõtled ka rahalises mõttes, et appi, et kas käin siin korra koha peal ja siis see maksab nii palju raha, aga samas, kui sa paned selle kõik kokku ja ma saan aru, miks neid asju tarvis on, eks ole, et iga naise keha on ka erinev. Me areneme erinevalt, need ravimid mõjuvad erinevalt, et sa peadki käima kogu aeg kontrollimas ja päeva lõpuks ongi jälle see, et see on investeering, eks ole, et sa ei võta seda nagu, et ma viskan selle tuulde või ostan mingisuguse mantli endale, et see on pigem nagu mõistlikum investeering. Et mis su küsimus oli? Et kuidas see protsess välja nägi, eks ole? Kuidas see erines sellest? Me saime nüüd teada, et sa ei kujutanudki midagi ette, et sa ei saanudki teada, kuhu sa tuled või mis sa teed? Eks kui ma kuulasin seda podcasti, et ma sealt midagi sain kätte, aga eks erinevad kliinikud toimetavad ka veidike erinevalt, et mina olen see vend, kes väga usaldab arste, usaldab spetsialiste, et kui mulle öeldakse, et sa pead tulema tegema need asjad, tegema need testid, aga ma ei hakka vaidlema. Muidugi ma ütlen jah ja lähen käsi ees, palun tehke ära. Et ma kordagi ei küsi, ei mõelnud selle peale, kas seda on vaja või et miks seda tehakse, et kui mulle öeldi, et peab tegema, siis ma tegin. Ja mul nagu vedas ka, et mul on väga hea naistearst, kes mind aitas siis mõningate testidega, et kuna mul kattusid siis need külastuste ajad, et siis ma sain mõned testid näiteks teha ka Tervisekassa siis eelarvest ja need ju läksid otse teile, et teie saite need. Et terviseportaalis on ju kõik nähtav. Ja, täpselt, et ma teadsin, mis teste mul tervis vaja oli teha ja
sain ka sealt veidike siis nagu kokku hoida, kui niimoodi võib öelda, et aga noh, ma ikkagi olen seda ka mõtestanud enda jaoks, et Eesti riigi jaoks see on, ma saan aru, et nad ei toeta seda, et võib-olla see siis oli nagu nendepoolne väike toetus selleks, et kunagi ka minu arvelt siis iive kasvaks, et ma saaksin seda teha, et jah, et enne munarakkude külmutamise protseduuri nagu ka IVF-is tegelikult on ju kohustuslikud analüüsid, mida nii naised kui mehed peavad tegema. Et need kattuvad nende 2 teenuse puhul, et neid on tõesti võimalik teha ka enda naistearsti juures näiteks. Või kas või seda esimest Antimülleri hormooni testi, seda ju tehakse minu arust ka tavalistel. See on täiesti tavaline veretest ja on võimalik teha enda günekoloogi juures ka lasta lihtsalt hormooni analüüsina seda teha. Ja see, et ma nüüd, võib-olla sa lihtsalt selgitad ise, et mis see Antimüller hormoon, mis ta näitab, et ma ise ei hakka sellele praegu pretendeerima, et siis keegi, kes kuulab, võib-olla nad ei tea, et õnneks doktor Aluri podcastist on meeles, et kuigi tegelikult ma tean seda ju ise ka, et see näitab munasarjade reservi. Et mida rohkem neid antraalfolliikleid seal on, seda suurem see number on. Et sellega saab siis ennustada, mis staadiumis oma fertiilsuse mõttes naine on. Et aga jah, seda saab lasta ju teha ka perearstil. Võtta seda. Mitte perearstil, perearstil võib-olla, perearstil ma ei tea, oma gynekoloogil kindlasti. Et ma ei tea, kas perearst sellist analüüsi lihtsalt teeks. Võib-olla tõesti. Aga tasub küsida. Jah, täpselt. No selles mõttes, et kui näiteks, ma siis mõtlen, kui keegi on 2 vahel, nad ei tea, kas teha või mitte, et siis võib-olla see on hea asi, millest lihtsalt alustada, et ei pea ju kohe minema ja ära otsustama nii, ma tahan seda kindlasti teha, et aga võib-olla sa saad üldse teada, et mis seis sul praegusel hetkel on, et võib-olla ongi seal keegi 30-ndates, kellel ei ole nii suur see mis see sõna on, mida kasutatakse? Reserv täpselt. Et võib-olla inimene mõtles, et ma paari aasta pärast teen, aga äkki on mõistlik kohe ära teha, eks ole. Et võib ka vastupidi olla, et sa saad teada, et sa oled mingisuguse kindluse, et okei, mul on see reserv on päris suur, et ma saan võib-olla paar aastat veel oodata. Ja siis panna raha kõrvale. Ma võin enda seisukohast öelda, et mul on lapsed käes, aga ma hasardi mõttes ikka tegin selle testi. Et kuid võimekas ma olen. Mis seis on? Seis on üle ootuste hea, ka ligi 40 lähedal. Aga tulid siis sellele protseduurile, mis on siis punktsioon, mis on siis ongi see munarakkude väljavõtmine. Ja räägi, kuidas sul see taastumine läks? Ma võin muidugi veidike enne rääkida ka sellest süstimise perioodist. Muidugi, see on ju kindlasti väga huvitav kuulata. Ja mida kõige rohkem kardetakse, et kuna mina olen selline inimene, mina ei karda rumalaid küsimusi küsida, et ma tõesti siiralt alati, kui mul milleski aru ei saa, siis ma küsin, ma arvan, et ma ei tea, doktor Helen-Liis vahepeal vaatas mind küll sellise näoga, et meil oli üks naljakas olukord seal, kus ma lihtsalt küsisin ta käest, et kas selle protseduuri ajal tohib alkoholi tarbida, et kuidas alkoholi tarbimisega on, sest mul on üks sõbranna selle läbi teinud ja tema ütles, et et 0, aga samas mina kuulsin, et veini ikka võid juua, on ju. Et mulle nagu aeg-ajalt meeldib, eks ole. Ja siis ma küsisin doktori käest seda, et kuidas on, et kas on see nagu lubatud ja siis ta ütles, et kui pokaal veini ei tee midagi. Ja siis ma küsisin, et kas päevas või? Ja siis ta jäi vait, siis ta vaatas mind niimoodi siukse näoga, et kas see on nagu nali, siis ma olin nali. Ja siis ta vaatas, et okei, et väga, et kas sul on mingisugune probleem? Ja siis mõtlesin, et oh my god, et järgmine kord peab oma küsimused küll läbi mõtlema, et aga tõesti, et miks ma seda lihtsalt räägin, on see, et kui ma siis esimest korda seda punktsiooni hakkasin tegema, siis mul oli küll niimoodi, et võtsin loksu veini ja siis lihtsalt istusin seal, ühes käes oli see süstal, teises käes oli, sa pead nagu selle naharulli võtma niimoodi endale kätte. Istusin seal diivani, ma mõtlesin, et okei, nii, nüüd ma teen. Nii, panin selle õla siia lähedal, okei, ei saa, siis hingasin natuke, siis ma olin okei, nii, nüüd ma teen ära. Siis ma vaatasin, kuidas see läks natuke sinna sisse, mõtlesin, et oi, ma ei saa seda teha. Siis panin silmad niimoodi kinni, siis kissitasin ja siis hästi kiiresti
lükkasin selle endale sisse ja see ei olnud üldse valus, sest ma nagu kartsin tõesti, et sealt, ma ei tea, mis ma kartsin, et seal on nagu mingi meeletu valu ja et verd purskab ja midagi siukest, aga ma pean tunnistama, et ikka parmud ja sääsed võtavad valusamalt. Et no tõesti, et Katri Teller, ma mäletan ka oma podcastis sellest rääkis, ütles, et ärge muretsege, see pole üldse valus, mõtlesin, et ta valetab, ta kindlasti ei räägi tõtt, et tegelikult see ei olnud midagi. Et see 10 päeva seda süstimist see erinevatesse kohtadesse ka, eks ole, oli palju, kõvasti kordades leebem, kui ma arvasin, et see oli koht, kus ma nagu ülemõtlemine aitas, sellepärast, et ma arvasin, et midagi hullemat tuleb sealt. Ja nagu see viimane, see päev enne protseduuri, kui tehakse selle Trigger. Jah, täpselt ühele teisele poole. No kui ma nõelad sain kätte, siis ma mõtlesin küll, seda ma küll ei tea, kuidas siin on mul küll pudelit veini vist vaja, nagu ma selle julgen ära teha. Aga ei olnud hullu midagi, et ta lihtsalt nägi hirmsam välja, kui see tegelikult on. Ja ma arvan, et see on väga paljude asjadega niimoodi, et kaugemalt või distantsilt asjad näevadki hirmsamad välja, kui nad tegelikult on. Sa teed need ära ja ei olnud nagu midagi häda. Et kõik täiesti okei. Ja siis tulid söömata joomata hommikul protseduuripäevale. Ja see oli kõik, see oli väga meeldiv kogemus, ma pean tunnistama, et mind võeti nii hellalt seal vastu. Ma mäletan, see anesteesia õde käis seal, tegi mulle pai, küsis, kuidas mul läheb, pani käe õla peale, ma tundsin nagu nii hoitult ennast, nii hästi. Seal käidi, kontrolliti mind, kuidas sul läheb, varsti hakkame pihta, kas sul on kõik hästi, et kogu aeg tundsid ennast väga, väga turvaliselt, et ja siis ma mäletan, et mina vist olin esimene naine, kes tol päeval tuli ja siis minu kõrval oli veel üks inimene ja siis seal vist oli 4 voodit äkki. Meil on 4, jah. 4 voodit on ju. Ja minu arust nad olid kõik täis. On ka selliseid päevi, jah. Et see oli väga huvitav ja siis ma mõtlesingi, et kui sa ütlesid, et see 100 naist, eks ole ainult, et ma mõtlesin, et seal on ikka nagu, et nagu rohkem on neid, aga tundub, et mulle vist ainult siis tuli selline päev, kus oligi rohkem kliente. Aga viidi mind siis sinna opisaali täpselt niimoodi, samamoodi, tehti pai, öeldi, et ära muretse, kõik läheb hästi. Mul oli veel see, et mul on suhteliselt väiksed veenid, et mulle pandi see laste siia käe peale niimoodi. Väga personaalne lähenemine. Jah, väga personaalne lähenemine oli, et pandi see laste see kanüül ja siis ma jäin magama. Ja siis, kui ma üles ärkasin, siis toodi kohvi ja küpsist ja snäkki ja siis seal ma niimoodi vaikselt taastusin. Kui kiiresti sa taastusid? Ma arvan, äkki mingi tunnikese 1,5 vist oli, need minust ei olnud pikemalt. Et see vist on individuaalne, mulle tundub. On küll ja ütleme nii, et me kedagi ära ei aja. Kui inimene ikkagi tahab veel pikutada, siis pikutagu. Aga see esmane taastumine oli väga kiire, aga võib-olla see pärast ikkagi võttis aega, et ma veel mäletan, et ma olin pannud sõbrannaga samaks õhtuks endale õhtusöögi aja ja siis ma küll tundsin ennast nagu täiesti selline õhupall, et võib-olla nagu paar sammu tagasi, et ega see süstimise perioodil, ütleme nii, et ma tean väga hästi nüüd, kus asuvad minu munasarjad. Ma saan super hästi aru, või tähendab siis ka sain aru, kus kohas mu munasarjad asuvad, sest et see tunne, et sa saad aru, et midagi nagu on siin sees, et sul on kitsas, ruumi on vähem, kõht ikkagi natuke nagu paisus, eks ole, no see on paratamatu, see on ju, sul on mingid suured asjad sul siin või mingid asjad kasvavad ja paljunevad sul sees, et see võtabki kõik nagu ruumi. Et see oli nagu huvitav tunne, et ma trenni ei saanud teha sellel ajal või õigemini tegelikult ma isegi tegin. Ma ikka vist varan esimesemaga 5 päevani, kui ma süstisin, ma ikkagi tegin trenni, käisin padelit mängimas, et siis läks kuidagi natuke ebamugavaks, et siis ma enam ei tahtnud teha. Ma käisin jalutamas ja polnud nagu häda midagi. Et ühesõnaga, et see selline nagu puhituse tunne oli siis ja oli ka, ma ütleks, et mingi mul äkki 3-4 päeva pärast seda protseduuri, et võib-olla tagasisideks siis nagu neile, kes soovivad tegema minna, et lihtsalt planeerige seda aega enda jaoks, et elu saab väga ilusti elada, see pole mitte mingisugune probleem, sa saad kõike põhimõtteliselt teha, aga ratsutama võib-olla ei tasu nagu minna, et see võib olla natuke ebamugav, kui see kõik siin nagu rapub.
siis tegelikult elu saab elada, aga lihtsalt võib-olla planeerige selleks ajaks mingisuguseks, ma ei tea, 1,5-2 nädalaks endale natuke siis rahulikum periood, et võib-olla, et jah, et ei ole nii palju ringi trööbeldamist ja võib-olla mingites selliseid sündmusi, kus sa pead ligi kleidiga käima, kui sa tunned ennast võib-olla ebamugavalt, et kui nagu keha ikka ju reageerib kogu sellele hormoonravile ja sellele, et jah, aga tõesti, ma olin väga üllatunud, kui kiiresti tegelikult see taastumine oli. Väga head praktilised soovitused muidu. On jah, no väga hea. et jah, ja siis üks asi veel võib-olla, kui ma räägin taastumisest, et päevade siis nagu stabiliseerumine võttis ka vist äkki 1 või 2 tsüklit aega, et ka, et kui keegi on teinud, kui te tunnete, et võib-olla ongi midagi ma ei tea, natuke venib või algab kiiremini, siis mulle tundub, et see vist on ka täiesti normaalne ja sõltub väga inimesest, et mul nagu esimene kord oli hästi väike veritsus, aga siis teised korrad nagu minu arust juba vaikselt nagu stabiliseerusid, et polnud häda midagi. Ütlen lihtsalt siinkohal ka, et meile võib alati helistada ja kirjutada, et kui seal mingi tsüklihäire või mingid ebamugavused, siis alati kas ämmaemand, õde või arst saab nõustada. Jah, et seda ma tõesti kogesin ka näiteks, et kui mulle õpetati seda süstimist, et samamoodi oli siis ämmaemand oli, kes seda mulle õpetas, no muidugi ma pean tõestama, ma istusin seal, vaatasin selle laua taha, ta selgitas rahulikult vaikselt, võtad selle ära, keerad peale, teed niimoodi, mul oli juba esimene samm oli juba meelest läinud, ma lihtsalt vaatasin seda süstalt, ma ütlesin, oh my god. Aga siis ta ütles, et ära muretse, et YouTube'is on video, siis ma kadus täiesti fookus ära, siis ma ütlesin, et okei, nüüd ma lihtsalt vaatan, mis ta teeb, YouTube'is on video. Ja lõpp oligi see, et ma kodus istusin, ma olin selle YouTube'i video, ma olin käima, nii, mis ma nüüd teen? Okei, see, keera maha. Et see ei olnud üldse hirmus, kõik oli täiesti tehtav. Ja siis said need munarakud külmutatud ja mis tunde sinus see teadmine tekitab, et sul on munarakud külmas, mis on päris sinu omad? Jah, see on päris huvitav tunne või äge mõte, aga peamiselt kindlustunde. Et kuna ma tean, et ma suure tõenäosusega lähiaastatel lapsi ei soovi, ja ikkagi vanus tiksub, et siis on mingisugune kindlus olemas. Ma ju olen arvestanud sellega, et see, et nad mul seal külmas on, ei garanteeri, et nendest võib kunagi midagi tulla, aga see ikkagi mingisugune meelerahu, mis mul on, et ma tean, et nad on mul olemas ja kui mul on tarvis, siis ma saan neid kasutada. Siis Eestis saab seda teha ju 50. eluaastani, eks ole? Jah, 51. sünnipäevani. Ahah, niimoodi lausa. Et sama ma siin mõtlen kõva häälega samasti, seda ei tohi vaata lasta ennast mugavustsooni ka, et mõtled, et mul on 13 aastat aega või 12 aastat aega, et päris nii ei tahaks ka lasta, et aga pigem ütleme, et see on selline nagu meelerahufond, et kui investeerijad soovitavad, et kui te hakkate investeerima, et siis ma ei tea, 3. sammas ja ma ei tea, 2. sammas ja siis on kindlasti peaks igal inimesel olema see meelerahufond, eks ole. Et siis mul need sambad on olemas pere ja sõprade ja ma ei tea, stabiilse töö näol näiteks, aga et võib-olla see, et mul on need munarakud seal külmas, on see minu meelerahufond. Et seda on nii tore kuulda. Kas tuled veel? Tulen veel. Sellepärast, et minul oli siuke lugu, et mul algselt saadi kätte 21 munarakku, aga neist ellu jäi 13. Et see on paratamatu, et seal võivadki ju, nad ei pruugi kõik ellu jääda, et see on lihtsalt selline loomulik kadu. Nad on ka võib-olla ebaküpsed, et ei saa külmutada. Jah, täpselt. Et jah, et mina pean kindlasti ühe korra veel tegema, et nüüd ma tean juba, mida oodata, et ma üldse ei pelga midagi, et pigem on nagu põnevus. See on nagu hasart, et palju nüüd tuleb. Ja ma tean ka seda, et ma olen mõelnud sellele, et kui peakski näiteks juhtuma see, et ma ei kasuta neid, siis ma saan aru, et Eesti Vabariigi seadus on nüüd tehtud niimoodi, et ma saan ka neid edasi kinkida. Jah, on ju? Just, sellest aastast on palju liberaalsemaks läinud.
et seadused muutusid ja nüüd saab tõesti munarakke, mida sa ise ei kasuta, et on 2 varianti, kas sa lased need hävitada või teine variant on see, et sa kingid need edasi inimestele, kellel neid võib-olla läheb vaja. Sest ma ei ole kunagi ise mõelnud niimoodi, et see oleks kuidagi imelik, et minu osake minus käib kuskil mujal ringi. Minu arust see on tore, kui saab omalt poolt kedagi teist aidata, kellel võib-olla endal ei ole seda võimalust, et äge just. Ma olen nii palju näinud vaeva, et mul oleks head geenid. No, muidugi seda ei saa nagu ise väga teha, aga mõtlen, ma olen sportlik, ma hoolitsin enda eest, et ma ei kuritarvita erinevaid mingisuguseid aineid, et ma arvan, et nad on mul suht hea kvaliteediga, et kui ma saan seda kuidagi edasi pakkuda kellelegi, siis see on ju ainult suur rõõm, et ma su jutust olen nüüd aru saanud, et sulle see kogemus meeldis, et kuidas sa teisi naisi julgustaksid seda teekonda ette võtma, aga muidugi sotsiaalsetel eesmärkidel külmutamine ju puudutab ka mehi, võib-olla ka mehi julgustada enda sugurakke külmutama. Ja mehi julgustada, naisi julgustada. Mehi julgustada, naisi julgustama. Just. Eks see on selline delikaatne teema, et see pole päris see, et ma nagu ma trennis olen inimesi julgustanud, läheb ja tee ära ja küll jõuad ikka, eks ole, et see on natuke selline delikaatsem teema ja ma täiesti adun seda, et mina olengi võib-olla vabam mingisugustes sellistes või vabam mõtleja sellistel teemadel, et mul ei ole ka probleemi nendest asjadest rääkida, ma hea meelega teen seda, et kõigist kindlasti väga paljude inimeste jaoks see on hoopis teisiti ja nende jaoks see on kuidagi võib-olla selline nagu touchim teema. Aga ma lihtsalt julgustaks uurima, et mis see tähendab, mis see sinu keha jaoks tähendab, küsida, kui keegi tahab täpsemalt midagi teada, võib alati mulle kirjutada, ärge helistama kohe, aga lihtsalt kas või kirjutage, ma ei tea, Messengeri või Instagrami kuhugi, et kui tõesti tunnete, et tahate täpsemalt teada, et mul ei ole probleemi sellest ka rohkem rääkida, et see on see kõige suurem miinus siin selle asja juures ongi see rahaline väljaminek tegelikult. Et siin ei ole ju muud, siin ei ole mitte, ütleme, et okei, siin on mingisugused, mis see sõna on, need ohud selle protseduuri tegemisel. Riskid, jah. Riskid, jah, täpselt, aga need on ju täiesti minimaalsed, et neid juhtub väga-väga vähestel kordadel. Ja kõik inimesed, kelle kohta mina tean, kes on teinud, et kõigil on suurepäraselt hästi see läinud ja õnnestunud, et lihtsalt ma ei ütle, et minge tehke seda kõik, aga minge lihtsalt uurige juurde ja tehke ise kaalutletud otsus. Mina enda koha pealt võin öelda, et ma olen väga rahul ja õnnelik, et ma selle tegin. Ma ei kahetse seda grammi võrdki. Ma arvan, see on suurepärane investeering, üks parimaid, mis ma oma elus teinud olen, just nagu meelerahu mõttes, sest et eks ikka mul on, ma arvan, et juba mingisugused viimased 3-4 aastat on selline pinge peal, et tegelikult tahaks lapsi ja tahaks pere ja aeg tiksub ja me võib-olla ei tunnista või ei adu ise, mis pinget see meile naistena loob. Ja nagu ma enne ütlesin, kui ma ei ole naiivne, ma saan aru, see ei pruugi mul ka, või ütleme, et mul ei pruugi nendest kunagi midagi kasu olla, aga ma vähemalt tean, et mul on nagu mingisugune see tala olemas, et ma püüan mõelda ka elule nii, et kui elu on nagu tool, et siis mida rohkem jalgu sellel toolil on, seda stabiilsemalt me elame. Et kui üks jalg kukub alt ära, siis on vähemalt mingisugused muud jalad, mis seda hoiavad, et kui sul on, ma ei tea, kolme jalaga taburet ja üks alt ära kukub, siis on päris raske seal peal istuda, et ma olen väga teadlikult püüdnud endale luua neid jalgu sinna taburetile juurde. Juba seal on keskel ja äärtes ja igal pool, et mul on varujalad on olemas, et kui midagi peaks juhtuma, et siis ma saan neid kasutada, et see ei löö mind kuidagi rivist välja, et lihtsalt selline safeguarding. Kõlab nagu investeering küll, jah. Jah, täpselt.
täiesti jah, aga mul oli nii tore sinuga rääkida ja loodame, et kohtume üsna pea. Jaa, me kindlasti kohtume üsna pea. Aitäh sulle. Aitäh ja ma lihtsalt tahan veel öelda, et tõesti, et kui see esimene kord ei piisanud sellest julgustusest, kui keegi tahab midagi juurde küsida, et siis kindlasti võib ju teie poole pöörduda, et aga kui keegi tahab minu lugu kuulda, et siis või küsida mingisuguseid spetsiifilisemaid asju, millest me võib-olla täna ei rääkinud, et siis ärge kartke, võtta ühendust. Jah. Nagu Sandra juba ütles, et kui teil on küsimusi, võite otse tema poole pöörduda, et helistama ärge veel hakake, aga sotsiaalmeediasse, nagu ma aru saan, Instagrami. Võib vabalt kirjutada. Võite panna ka kommentaari, võite ka kirjutada meile ivf@ivfnordic.com või meile helistada, külastada meie kodulehte kontaktivormi kaudu pöörduda, et neid võimalusi on tohutult palju. Ja aitäh, et vaatasite. Ilusat päeva!